Tere hommikust, unemütsike. Kas sa tahtsid jooksma minna? Oi, sul on väga hästi meeles kõik. On. Tere hommikust, unemütsikesed. Mis kell on? 5:30. Aitäh sulle. Mulle tuli justkui teadaanne, et keegi on meile kohvi ostnud. Tänast hommikut alustame kätekõverdustega. Mulle meeldib teha järjest nii palju, kui ma suudan. Viimati ma suutsin järjest teha 36, ma arvan, et seekord ma suudan 38. Nagu täiesti maksid, et proovime. Neljend. Üks veel või? 41. Üks veel äkki. 42. Ma ei ole ammu jooksmas käinud. Alustame väikselt. 4 kilomeetrit. Rämedalt puid on maha kukkunud. Crazy. Esimene kilt lävitud, tunne on selline, nagu ma oleks varem teinud seda. 2 kilti joostud. Tunne on hea. Väike kõrvalkatsumus. Side quest. Kütame siit üles. Käed tööle. Ja. Yes. See ei olnud üldse vajalik, aga tuleb välja, et ainult läbi kannatuste me areneme. Jumal tegi mind nii. 3 kilti täis. Tänane hommik on legendaarne. Üks veel. Ja meie päev on alustatud suure võiduga. Lõpupots võib nii öelda. Okei. 50 meetrit. 4 kilti, poisid. Täna lähme siis pealinna. Ja mis on Eesti pealinn? Mõned targemad oskavad öelda võibolla. Õige. Tallinn. Sikk liiklus. On jah. Tere. See on siin Silvo. Öelge tere. Tere jälle. Väga maitsev kohvi, Siim. Aitäh. Siim ostis mulle kohvi. Siim või? Jaa. 3 tükki. Kurat, Siim on ikka tõeline Lege vend. Näeme siis õhtul. Näeme kinos, jah. Tšau. Põhjus, miks ma siin masinavärgi kontoris ootan, on sellepärast, et täna õhtul on ju T1 kinos esilinastus sellisel filmil nagu Gran Turismo. Ja siia jõudsid ka inimesed, kes oskavad selle kohta rohkem rääkida. Jou, Tartu rahvas! Eile oli oht, et tuleb seda seal Tartus ka, inimesed panid silla alla autosid ja
aga meie leiutasime uue rahekatte oma Cordobale. Mine vaata nurga taha. See on geniaalne. Meil oli niimoodi, et pole kokku lugenud, mitu autot ja mootorratast meile tuppa panime, aga ka igaks juhuks, sest et ju hirmutati ja hoiatati ja tuba oli niimoodi. Tuba oli millimeetrini täis. No oleks midagi saanud, kui Väike oleks auto. viitsinud. See auto oleks mahtunud. Aga selle ma panin koju. Niuke Tetrise mängimine käis õhtul, kartsime, et äkki alumine rida kaob ära vahepeal. Rahet küll siin Tallinnas ei tulnud, aga seest hommikul olid mõned reklaamtreilerid siin mööda küla meil ringi lennanud, mingid puuoksi oli ära murtud, nii et ei tea, äkki säästsime midagi. Kuulge, aga mis filmi me täna vaatama lähme? Gran Turismo. Millest see räägib? See film räägib sellest, kuidas noor võidusõit ja kasvas välja sim-racingust, võeti GT Racing Academy'sse ja ta tuli, tema käes on üks rekord. Mis ta nimi nüüd oli? Jan Marshall, ma seda perekonna nime kunagi ei. Ja, Briti poiss Jan 2 N-iga. Ja ta oli 19-aastane, kui ta võitis. Tõesti toimunud lugude põhjal. Kõik 100% pole küll, aga suuresti idee. Based on a true story. Just. Nii et see ei olnud niisama asi, aga meile sinna on ikka, täna peaks kokku tulema igast rahvast. Influencer raid. No me hakkame jälle oma tuttavatest nimedest. Albert Tamm, Martin Rump, Karl Kirs, Risto Pirnpuu, Corner Van, siis Klapid pähe Janne, Lõuna-Eestist, Vampiroja, Silvo, Boss-fotograafi. Noh, ikka, ma loodan punast vaipa ja värki. Ma olen õhtujuht. Aga enne kontoripäev. Kärgar. Sirge triibuline jutt. Sul mõlemast otsast on kuradi lont väljas ja see on keskel. Head aega. Ei, näeme. Siia. Ruumi. No ja keegi teine võiks ka seda teha. Nüüd me lähme sinna. Postimehe majja. Postimehe majja ja seal hakkab see. Corner Vani podcasti salvestus. Meie ei räägi kumbki juttu. Sa ei räägi ka midagi? Mina ei räägi ka midagi. Sa lihtsalt oled hype man? Jah. Ma olen tegelikult suhteliselt rahulik liikleja, aga teistpidi nagu 45-ga 70 alas nii rahulik ma ei ole. Sellist värki ma ei salli. Sa olid enda Aqua? Eestis see on samamoodi, Albert on ju ka kõik mujal kui VSK sõidab Aquareisi. Mina kasutan, mulle meeldib, aga ma teen... Nagu ma näen iga kord, siis sa kasutad, jah? Jah, ma teen iga nädal ka seda. Mul on teistmoodi. Aga tavaliselt külalistele ükskõik kus, siis on külalisel on nagu oma mugavus. Teine asi on, mis on, mõnel inimesel ongi ebamugav, tund aega nendega. Suudad vahepeal ära? Ja mina teen niimoodi. Siis kuulad nagu väljast ja seest ja... Mis telefonid vaikse peale? On. Midagi.
keegi hakkab helistama, kes ei see, vaata teate, Kristjan pani endale teistsuguse ringtooni ja hey guys, it's Quandale Dingle here. Sa oled juba vana kala? Ei, ma teen lennuks, ma panen kõrvaklapid peale, siis ma panen live listeningu peale. Okei, see on... Ma võtan õppust sellest. No muidugi, mis sa siis muud teed nagu? Ma panen vennale need päevid, ma räägin mingit lolli juttu lihtsalt. See on kusjuures täiega geniaalne. See on väga hea meelelahutuslik lifehack. Olete saanud juba ise ka olla õpetaja või treeneri rollis kardisõidus? Olete saanud kedagi õpetada? Veel mitte. No, selles mõttes ma nüüd Eestikatel olen näiteks Sebastian Kirssi õpetan mõned korrad. Ma kuulsin, et sa õpetasid Raikot ka natukene. Raikot masinavärgist. Nagu tegite ringrajal mingi väikse sellise võistluse, et Raiko see edumaa. Ma nagu ei mäleta. Ühel lõppeb ära. Kõik. Jubelt kiidetakse. Kuule, kas siin filmitakse mingid reporterit või? Jaa. Kuskil ühe selle rõdu nurga peal, see reporter on seda. Aga Kaamera 2 on ise lihtsalt teisel korrusel. See on raadiosakonna korrus. Või ma ei tea, mis siin ukse peal on. Народное радио. Tuo media. Telefoniga pilti ei teinudki. Jee! Parkimistsoon F1. Teen parkimistsoonist pildi ära. Kohe panen parkima. Ei jõudnud. Saad 10 minutiga liti kirja. Tallinna live. Ise loll. Siis loopab disco. Ja. Tee ka niimoodi? Ei, see ma ei saa vaadata, kuidas teada olla. Näe, niimoodi ma oskan teha, nagu ta tegi just. Ainulaadne juhus. BMW parkis joonte vahele. Mis auto valid? Korra võtsid, võtta see Nissani, ma vaatasin, see on Kareli auto. Seda ma ei taha. Võtaks see teise seeria BMW on 5. Oopelit ei ole? Opel, jah. Miks ei ole Opelit? Miks siin ei ole Opelit? Ma tahan vaata, see on number 5. No võtame mulle 6. Ega vahet ei ole, mis auto on. Nii, 6. Räägin ära, kuidas asi töötab ka. Rood paremale vasakule ja gaas. Kui võetud kokku, siis liigub edasi. Kui lükkad 1 korda eemale, siis pidurdab. Kui lükkad 2 korda, siis tagurdab. Okei. Jah. Nii rool kui gaas on hästi tundlikud. Täpselt nii palju, kui keerad, nii palju keeravad ka rattad. Gaasiga samamoodi. Kui võetud natukene, siis auto läheb aeglaselt. Kui võetud rohkem, siis läheb kiiresti. Aga kuidas seda nagu drifti saad? No, selleks on juhti vaja. Sinu oskus. Sinu oskus. Ma mõtlesin mingi nipp on ka, et ma pean nagu mingi täpselt samasugune nipp nagu Opeliga talvel jää peal. Täpselt samasugune. Füüsika töötab täpselt samamoodi. Ei ole seda keskmist ratast seal all, mis petaks ära, et see auto nüüd driftib külg ees. Ops, kuule. Päris lahe. Mis värvi sa võtsid? No mul on see must ja oranž. Okay. Oskar tuleb välja, on kõige retsim driftivend üldse meil. Ossu Mersus teeme driftika. 4. Nii, Karel Piiroja tuleb rava. Mannerdu teeme sellest.
Ossi sellest. Saad turboga riidel. Mul on turboga probleemid. Jah, kiirojale või see. See on tõesti raskem, kui teie vaatate. Mõned tunnid siin taga juba. Kui siin valikus ooperit ei ole, siis ma olen väga kurb. Okei. No nii, näeme teisel pool. Motion sicknessit ei tule. Ei tohiks tulla. Kui tuleb, siis see peast teada. Merehaigus tuleb peale põhimõtteliselt. Kui on osad mängud, mis on seisvad, siis vaata, sa ise füüsiliselt ei liigu. Seal seda ei tule. Näid mängu, millal liikumine on sees, seal tekib see merehaigus niimoodi. Mõtlesin, ma olen korra samuti proovi tegelikult sõita. Ma ei tea, ma kardan, et katus sõidab ära vaata. Ma hakkan mingi käed tõmblema ja ma lähen nagu lolliks. Sa oled siin, sa aitad mind. Ma panen sulle pähe ära, siit saab pingutada ise oma tunde järgi. Vahed ette ära, võta prillid füüsilt kätte, liigud üles alla, kuidas sul kõige rohkem fookus tuleb. Et pildi ette tulemise läheb tibakene aega. Oskar, ma näen sind. Sa kadusid ära nüüd. Oota, aga mul jäi pilt nüüd sinna. Ma toon kohe pildi tagasi sulle. Kas päris elus on parem? No ma ei tea, ma saan seda peale sõitu öelda alles. Tahad sa klappe ka saada? Ei taha tegelikult. Okei, ma ootan siis. Kas ma saan autot valida? Ei, sa saad Music Radasid praegu siit. Võtame, lähme Selbiga. Reaalselt, Oskar ja Karl, ma olen praegu roolis nagu. Ei, ma tean, jah. Mida fuck'i? Ole ette vaadata. Ja anna gaasi, vajuta. Anna. Aga on sinu päralt täiesti. Annan ju. Oi all. See on lauge kurv. Kui sul see keskmine abijoon läheb punaseks või punast jutid on maas, siis sa pead pidurdama. Kui ta on kollane, siis sa oled võimeline seda kurvi läbima. Oota, aga ma annan gaasi, aga ta ei lähe edasi. Ta on 66 aasta Selbil. Ta ei ole vormel 1. Oh, ma äge Tatsun on ees. Sõida. Nii peenikene. Näita, kui peenikas oled. Reaalselt ma olen nagu jalad on nii väiksed. Ja lühike olen ka. Mis asja? Ära harju. Ei päriselt ka, see on jumala haige tunne nagu. Ma ei ole midagi sellist nagu jah, VR-i nagu varem proovinud. Ehk siis kogu see set on mingi... Kogu set on 4-kohaline number, kui sa tahad rooli. Kui ma tahan rooli ja neid ka, jah. See on juba, kui sa tahad täiesti nullist üles. Aga selleks, et VR-i mingi mänge mängida, mul ei pea rooli olema, et teisi mängida. Sa võid puldiga ka mängida. Tule. Tule. Oi. Okei, ma arvan, ma paneks pausile, ma laseks teiste ka. Sõber tahab ka sõita, jah? Tere! Ma söön veini. Yeah! Punane vein, viskimekiga. Tšau! Miks me vana Porschega sõidad? Ma ei tea, ma tahtsin ooperit, aga ma ei saa. Okei, sõida Porschega. Mine proovi siis ise. Oskar, palun. Mida? Vabandust. Mõtleb samas. Noh, ei, üliraske oli nagu mitte oksendada, ütleme nii. Nagu, No, ühesõnaga sa tead seda, et kui sa harjutad, kui sa tõesti tahad seda, sa harjutad, järjest pikemalt sa saad sõita. Et kui ta kohe ja paha hakanud niimoodi, et sa täiesti ämbrit tahad saada, siis sa saad harjutada. nagu oleks paadi peal olnud, mere peal, siuke tunne oli. Sama. mõlemad missionid kuuluvad Vampiro ja Disney. Ja ainukene eestlane, kes on osalenud Le Mani võidusõidul. Tere, ma olen Martin ja ma olen Gran Turismo mängu mänginud küll teisel läbi. Ma alletasin Gran Turismo. Mis ootused on siis? Äkki näeme oopelit ka filmis. Autofilm ja kui seal oopelit ei ole, siis ma olen veits pettunud. Aga ma annan andeks. Aga kas ootused on suured?
no ootused on nii ja naa, aga ma veits nagu loodan, et äkki seal kuskil on mingi Opel. Mis sa filmist loodad? Silma loodab vaid, et siin filmis on Opel. Siin ei ole Opeleid. Hästi palju Nissaneid on. Üks Astra GTC seal oleks päev nagu korras. See nagu käik juba tasus siia. Ei no, selles mõttes kui on nagu hästi. Aga kurat ma ei usu. Ja no kui ei ole, siis ei ole hullu, saame hakkama. Aga muidu kui ei ole, siis on mõttetu tulek. Ei ole, tulen ikka. Ennast tähtsana tunda. Ei, tulek on igal juhul hea. Tasub tuleb, sest et tead miks või? Supermanki! Free popcorn. Aga muidu, kas sa arvad, kas sellest võib tulla hea film? See on hea film. Filmielamus, sa tead? No, nagu idee ja sisu on hea. Ja natukene... Ei. Ma olen mingid reviewsid lugenud. Oota, äkki ta teab, kas siin on Opel ka filmis? Ei, seda treilerist näha ei olnud. Okay. Ja üldjuhul, ei ole hullu ka. Üldjuhul, ma ei tea miks, kas see on mingi standard tänapäeval, aga review kirjutajad Opeleid väga ei maini. Miks? Mis mõttes? Peame enda filmi tegema, jah. Ainult Opelid. Opelid ja fotograafia. Enda Opelid. Meeldis? See oli üli fucking hea film. Täielikult. Aga mulle väga meeldis. Aga 10. 10. Päriselt hea. Üli hea film. Nagu need soundid, need autod, see story, see oli hullult laenud. Ilus oli vaadata ja story oli hea ja päris. Ma olen väga õnnelik, et me tulime siia. Ma oleks võinud hakata seda Simsimu Eesti Simmi mängima. Tuntud ennast palju samas. Kas see nagu film ei andnud sulle motti täiega koju sõita või? Ei, veits natukene. Okay. Aga no sa oled ikkagi mul pardad, nii et ma ei saa ju riskida sinu eluga. Seda kindlasti. Aga võib-olla natukene paneb autode vahelt. Ja nüüd me sõidame Tartusse, Tallinnast. Tallinnasse. Ja läheme magama. Nii et ei mingit kohvid enam. Head aega. Head aega. Davai, ciao. Ciao siis. Ciao. Ciao siis. Ciao.